tahaksin rääkida pühast Joosepist ja räägin temast, aga ausalt öeldes eriti ei tunne teda. Muidugi ma tean ja igaüks teie seast ka teab, kes ta oli, kuidas ta hoolitses Jeesuse ja Maarja eest, kuidas ta kaitses neid. Aga midagi niisugust, mis innustab meid olla niisugused nagu Joosep oli. Ma isegi ei tea, kas ta oli täiuslik inimene. Miks me palvetame tema poole? Joosep, palu meie eest. Kas ta on eeskujuks meie jaoks? Või siiski olid nõrgused temal? Ta oli tavaline inimene, koos nõrgustega. Ma ei usu, et ta oli täiesti täiuslik inimene. Niisama nagu ei ole täiuslikud inimesed tänased isad. Nii nagu ei ole täiuslikud tänased preestrid, keda me nimetame isadeks. Aga siiski Joosep on mingis mõttes eeskujuks meie jaoks. Ja võib-olla mitte selles, et ta oli väga täiuslik, väga tugev inimene, aga just võib-olla selles, et temal oli nõrkused, olid kahtlused. Muidugi ta püüdis teha nii palju, kui ta suutis valida midagi head, aga nõrkused olid. Ja ma olen kindel, et eeskujuks ta võib olla selles, et ta lootab Jumala peale. Ja mina olen nõrk inimene, mina ei ole täiuslik inimene. Ja võib-olla tänu sellele, et ma ei ole täiuslik inimene, muidugi ma pean pingutama selleks, et midagi saavutada. Ka ma tahan olla vähemalt natukene täiuslik inimene. Aga siiski ma saan aru, kui palju nõrgusi minul on. Ja alles siis, kui ma saan sellest aru, ma võin pöörduda ja võin hüüda Jumala poole, Jumal, aita mind. Ma olen tõesti nõrk inimene. Ma ilma sinu abita ei saa teha mitte midagi. Mida suutis teha Joosep ilma Jumala abita? Mitte midagi. Tema lahendus, mida teha Maarjaga, kes ootas last, ei olnud täiuslik, ei olnud, muidugi tema arvates oli hea lahendus, aga ei ole kõige parem. Ja siis Jumal aitas teda. Võib-olla me oleme liiga täiuslikud või niimoodi arvame, et me tahame saavutada kõike ise oma jõuga, aga ei suuda. Ja siis tegelikult väga tihti toimub, et me ei tea, mida teha. Vaikida. Vaikida nagu vaikis Joosep. Olla alandlikud. Alandlikud nagu püha Joosep oli. Alles siis Jumal suudab midagi öelda meile. Alles siis me saame aru, et me võime olla tugevad, täiuslikud, sellepärast, et mitte meie, aga Jumal tegutseb meie kaudu. Nii kaua, kui me püüame olla täiuslikud, me ei suuda teha mitte midagi. Ja võib-olla meie suur nõrkus seisneb just selles, et me tahame vähemalt näidata teistele, et me oleme tugevad inimesed. Me kardame, et keegi näeb meie nõrkusi. Võib-olla me kardame, et me ise tunneme, et me oleme nõrgad inimesed.